Palju õnne Paide gümnaasiumi sünnipäeva puhul! Palun teil kõigil hümni laulmiseks püsti tõusta. Meile esineb gümnaasiumi noorterühm Südameke tantsuga Väravamäng.
Viiratsi ja Värava. Punaile Tallis käisin, Punaile Pärnus käisin, Kuldse, Jultse, Viiratsi ja Värava. Sealt ma siidiniidi sain, Puunapõldse paara tõin, Kuldse, Jultse, Viiratsi ja Värava. Kui see laaver kokki läheb, kellega me parandame, Kuldse, Jultse, Viiratsi ja Värava. Siidiga, niidiga, Puunapõldse paeraga, Kuldse, Jultse, Viiratsi ja Värava. Kus sa siidi niidi said, Puunapõldse paera tõid, Kuldse, Jultse, Viiratsi ja Värava. Punaile Tallas käisin, Punaile Pärnus käisin, Kuldse, Jultse, Viiratsi ja Värava. Sealt ma siidi niidi sain, Puunapõldse paera tõin, Kuldse, Jultse, Viiratsi ja Värava. Suina söödan suhkuriga, talvetangu tuumadega, Kuldse, Jultse, Viiratsi ja Värava. Ei me taha hulgakest, ma tahan ühte ainukest, Kuldse, Jultse, Viiratsi ja Värava. Ja peokõneks palun siia meie kooli direktori. Hea koolipere, sel aastal on mitmed asjad teistmoodi. Muidu me oleme kogunenud ikka õppeveerandite lõpuks, aga sel korral koguneme hoopis trimeistrite lõpuks. Ja trimeistrite puhul kogunemisel selgub, et esimene trimester pangeb kokku meie jaoks nii toreda ja nii olulise sündmusega nagu koolisünnipäev. Aga koolisünnipäev ei ole meil ka mitte tavaline, vaid on juubelisünnipäev. Nii et sel aastal on tõesti kohe mitmed asjad teistmoodi, erilisemad ja olulisemad ja tähtsamad. Õppimine on ikka meil see kõige tähtsam, kuigi praegu, jah, sellel nädalal on ta võib-olla olnud natukese unaruses ja tagaplaanil, aga lubatult ja õigustatult, siis tegelikult on meie põhiline tegevus hästi läinud. Tavaliselt on olnud nii, et kutsume hästi palju siis teid ka koolipere ette, kellel tunnistustel kõik 5 või 4 ja 5 ja siis ühiselt tunnustanud ja tänanud teid. Täna, kuna me oleme kõik koos ühtse perena, siis võtaks see väga palju aega, sest väga tublisid on väga palju. Aga teeme nüüd niimoodi, et aplodeerime üksteisele tänuks ja tunnustuseks esimesel veerandil hea õppimise eest. Olite tublid! No ja juba ma eksisin. Ikka ma olin harjunud ikka veerand ütlema, kuigi kohe parandan, et siis ikkagi tegelikult esimesel trimestri lõppimise eest. No veel korra üks aplaus. Aga loomulikult, et kõik on selgeks saanud ja head hinded on olemas, no võib-olla mõned sekka mitte kõige paremad. See on loomulikult eelkõige teie õpilaste endi töö ja vaeva tulemus. Aga kui see kõik nii lihtne oleks, siis võib-olla polekski vaja õpetajaid. Aga tegelikult
ei olegi nii lihtne. Te teete küll põhitöö ise, aga õpetajate juhendav ja õpetav, abistav osalus selles õppeprotsessis on hästi vajalik ja möödapääsmatu. Ma usun, et te ise teate ja tunnetate seda väga-väga hästi. Ikka on nii, et tekib mingi küsimus ja tahaks ju vastust teada. Ja alati ei tea ja ei leia teda nii ruttu ülesse, siis on õpetaja hea abimees kohe käe pärast võtta ja saate tema käest küsida. Või vanemad, gümnasistid näiteks, tahate vahetevahel millegi üle arutada. No omavahel loomulikult toimuvad arutelud, aga vahel tahaks võib-olla ka vanemate ja kogenumate käest ühte-teist küsida, et kuidas ikka need eluasjad käivad. Täname koos ka kõiki õpetajaid nende tubli töö eest teiega. Aplaus ja tänu teile. Ja need head ja väga head innetega tunnistused saate siis oma klassijuhatajate käest ja saate siis ka nende klassijuhatajate käest tublisti kiita. Aga nüüd siis see teine ja hetkel kõige olulisem, meie kooli sünnipäev. Just natuks aega tagasi tulime Posti tänavalt ajaloolise punase koolihoone juurest. Alustasime nagu minevikust ja tulime nüüd siis meie kaasaegsesse spordihalli. Ma nimetan seda ikkagi meie spordihalliks, sest ta ju ehitati meie kooli võimla asemele, kuigi ta nimi on Paide E-Beam spordihall. Aga nii peab, et meil oleks täna hea ja me teaksime, kuhu homme minna, siis on oluline teada, kus me tulime, kus on meie lätted. Nii see on, ajakulg on ühesuunaline, kuid kogu aeg ei liiguta ühes suunas, vahel tuleb seisatada, pöörata ringi ja heita pilk ka sinna, kust me tulime. Niisugune väikene mõtisklus selle meie juubelisünnipäeva puhul teil ka. Aga kui sünnipäeva nädal nüüd läbi saab, siis pöörame jälle ennast kindlalt ikka tulevikuradade suunas, seades uued, väiksemad ja suuremad eesmärgid ja sihid ja usun, et meil läheb hästi, sest valmistudes tänaseks mitmeteks kõnedeks, vaatasin minagi nii-öeldakse tahapoole ja tõdesin, et uskumatu, meil läheb mitmetel aladel nii hästi, rõhutan kohe, nii hästi läheb, et me ei ole mitte Paides võib-olla parimad, me ei ole mitte Järvamaal parimad, vaid me oleme tegelikult Eestis, vabariigis kõige paremad. Just olid teie ees meie rahvatantsijad. Nendel on selline väga tore nimi, neile Süda-Eestile omane Südameke. Aga õpetaja Tiia Sagariga rääkisime, tundub, et nagu oleks kuljus kohale tulnud, eks nii. See on tase, see on väga vahva. Ja just nimelt võin teile öelda, ma tegin ka järelpäringu Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutusest ja nad kinnitasid, et 2 viimasel suurel peol on olnud meie kooli esindus Eesti suurim. Aga mitte ainult lihtsalt kvantitatiivselt, vaid kõik koorid ja tantsurühmad, kes on välja läinud, on läbinud ju tiheda sõela ja saanud ka väärikad kategooriad. Te olete väga tublid. Meil läheb hästi ja mingu meil ka tulevikus hästi. Head Paide gümnaasiumi sünnipäeva teile, elagu Paide gümnaasium. Tänan teid kuulamast. Igal aastal kooli sünnipäeval oleme külla kutsunud endale eelmise aasta lõpetajad. Ja palungi siia 90. lennu vilistlased. Palun tulge siia ette. Aplaus muidugi. Abituriendid! No nii, tore on teid jälle näha siin meie koolis. Ma arvan, et nii mõnedki õpetajad ja õpilased on teist tegelikult puudust tundnud. Õnneks oli teid eile ka juba kohal mõned ja said oma eelmise aasta tiitleid üle anda. Ja
ma arvan, et väga paljusid huvitab, et millega te nüüd tegelete, et võib-olla saadakski ringile, et millega te nüüd peale gümnaasiumit tegelete, kes õpib või kes töötab või kuidas teil üldse läheb? Tere, olen Marilyn ja õpin Tartu Ülikoolis prantsuse keelt ja kirjandust ja olen väga rahul. Samuti kuulun korporatsiooni Sororitas Estonia. Ma õpin Tallinnas TTÜ-s avalikku haldust. Tere, ma olen Kertu ja ma õpin tehnika kõrgkoolis arhitektuuri koos Mareniga. Ja meil läheb väga hästi, ainult et raske on natukene ja tööl ma ei käi, sest et ei jõua lihtsalt. Kertu ütles juba kõik ära, aga ma käin peale kooli veel rahvatantsus ka. Mina õpin Tartu Ülikoolis humanitaarainete haridusteadust, ehk siis kunagi võib-olla olen humanitaarainete õpetaja. Mina õpin Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis klassikalist laulu ja selle kõrvalt jõuan veel töötada Olde Hansas, teate seal, kus need hästi maitsvad mandlid on, eks ole. Seal kõrval on üks hästi tore kraamipood ka, nii et kui te Tallinnasse satute, siis tulge mulle külla, eks ole. Tere, ma õpin Tallinna majanduskoolis raamatupidamist ja praegu olen veel rahul, et raske on, aga... Ma õpin TTÜ-s arhitektuuri ja ma olen ka rahul. Mina õpin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias koolimuusikat, ehk siis minu erialaks on trummiõpetaja. Mida te kõige rohkem igatsete oma endise kooli puhul? Väga palju tunnen puudust koolitoidust. Klassist, nii tore on kõik jälle näha. Koolitoidust, sest et jah, seal Tallinnas tuleb ise hakkama saada kuidagi. Ja mina tunnen ka puudust õpetajatest ja ainetest. Ma tunnen puudust reaalainetest nagu füüsika, keemia, natukene isegi matemaatikast, sest et praegu mul on ainult solfeegio ja muusika ja taolised asjad. Aga jah, inimesed, kes siin koolis on, ma tunnen neist kõige rohkem puudust. Ülikoolis te oletegi täiesti üksinda. Teil on küll kursus, aga te ei pruugi üldse ühtedel loengutel käia ja teil ei olegi põhimõtteliselt nagu eriti esimesel aastal mitte kellegagi suhelda. Igatsen ka seda, et keskkoolis kõik muretsesid su pärast, et sa oma hinded korda saaksid, aga ülikoolis ei ole see mitte kellegi asi, ainult sinu enda. Ja kodus on vaja palju rohkem teha kui koolis. Ja iga päev peab ikka praktikumides käima. Palun, võtke kohad sisse oma tribüünil jälle. Sünnipäeva puhul tehakse ikka kingitusi, on nii? Teie tegite koolile kingituseks ilusad plakatid, mis ehivad kooli seinu. Need on tõesti väga ilusad, tehke üks suur aplaus iseendale. Aga meie oleme ka teile teinud ühe kingituse, kelleks on Uku Suviste! Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They say I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, it's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me
it's all over. When I'm wiser and now I'm older, all this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I tried carrying the weight of the world, but I only have 2 hands. Hope I get to travel the world, but I ain't got no plans. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. It goes. So wake me when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Minu õnnetus algas, kui ma mustast asjast möödusin teed. Hiljem kohtasin kaunist daami, kas siis ilmsemad veel. Piisas põlevast pilgust, ning juba kaotasin juur. Ei hoolinud ennast ma, ega sõpradest, kes andsid on. Kui hirmu ohtlik naine, siis hoidku ennast mees. Jäta enne naine, kui apersin veel. Ja hirmu ohtlik naine, ja hoidku ennast mees. Jäta enne naine, kui apersin lõpugu sees. Ma sulle ennustan õnne, ma uskusin kõiki enne, olla saab vaadu käes. Ma võtsin mürki, mis pakkus sa, mind vedas Aleksander. Muud saatanat näinud ma, lihtsalt arvasin, et see on arv. Kui ilmub ohtlik naine, siis hoidku ennast ees. Ei jäta enne naine, kui opersin pöök. Ja ilmub ohtlik naine, ja hoidku ennast ees. Ei jäta enne naine, kui opersin lõpugu sees. Põrgu sees. Aga teeme ühe sellise loo võib-olla, ma teeks ühe enda kirjutatud loo ja et see kõlaks võimsamalt, siis ma ei tea, paljud on teist võib-olla seda kuulnud, aga teeme ühe proovi. Siis te oskate kaasa laulda. See lugu on lihtne. Te peate 2 sõna teadma ainult. Esimene neist on võitmatu, teine neist on lõpmatu. Läheme otsast peale. Võitmatu. Väga tublid. Võitmatu ja väga tublid. Aga teeme nüüd ka muusikaga koos. Ma olen ette, siis te laulge järge. Võitmatu ja jaa. See oli hommiku kohta väga hea. Teeme teise proovi veel. Võitmatu ja juba varem. Aga siis teate seda reeglit, et kui viimane proov läheb hästi, siis lava läheb pekki.
Me ei lase sellest ennast heidutada ja me teeme super hästi. Lugu kannab pealkirja Võitmatu ja kui te kuulete selle kohe ära, siis laulge refrääni kaasa. See käib nii. See on kui tolm, mida vaikselt keerutab ümber. Lahkudes vaid, sellest tekib üksinduse kammer, millest võitu ei saa, väljapääsu ei tea, kuni saabud sa taas. Süda kui järg, on su kõik, mis mind hetkeks riivab. Selles on väär, mis tõstab maast ning annab tiivad. Sulle öelda ei saa, kardan kukkuda taas, kui tõle on see. Olen võitmatu, kolleegi minu sütitad. Lõpmatu on päev, mille äratad. Peatasin nii väikese, et ei jõuaks õhtuni veel. Teema teen. Olen kui narr, kelle ette aste nii on aeg. Väsin kitarr, mida tõmbad veidi monima aega. Hetkeks vaikseks kõik jääb, tormi hõngu sees näed, kui seisad mu ees. Olen võitmatu, kolleegi minu sütitad. Lõpmatu on päev, mille äratad. Peataksin nii väikese, et ei jõuaks õhtuni veel. Teema teen. Võitmatu, kolleegi minu sütitad tulid. Lõpmatu on päev. Võitmatu, kolleegi minu sütitad. Lõpmatu on päev, mille äratad. Peataksin nii väikese, et ei jõuaks õhtuni veel. Teema teen. Istungi veel. Olen võitmatu, kolleegi minu sütitad. On päev, mille äratad. Peataksin nii väikese, et ei jõuaks õhtuni veel. Teema teen. Ma laulan terve päeva ainult sulle. Jole, 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 jole. On päike taevast naeratamas mulle. Jole, 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 jole. Sulle olen jole, 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 jole. On lilled õitsemas su ümber kaunid. Jole, 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 jole. Ja linnud laulavad mu ümber laulu. Jole, 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 jole. Sulle olen jole, 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 jole. Jole, jole, jole. Jole, jole, jole. Jole, 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 jole.
Nii, aga täna on üks rõõmus päev, miks? Mitte sellepärast, et saab nii vara ärgata, vaid sünnipäev. Täna saab kooki. Koolil on täna sünnipäev. Kui vanaks kool saab? 105. See on juba siuke pensioniiga. Mis te arvate, kas ma võiks teha koolile ühe sünnipäevaolu? Kõik koos. Õnne soovime sul, õnne soovime sul. Palju õnne Paide gümnaasium, õnne soovime sul. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis koolike, õnne soovime sul. Ükskord veel. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis kool. Müristage! Sul mõtted segi on laiali peas, see lõpeb päeva näed. Sul sirutan ma oma käe, sa haara kinni, kinni mu käe, sa haara kinni. Et hästi vaid läheb, sa haara kinni, kinni mu käe, sa haara kinni. Et hästi vaid läheb, sa haara kinni, kinni mu käe, sa haara kinni. Sul see tove mäng, kui lõpeb enam, et see nii. Mõni all näha ei tahagi, sa haara kinni, kinni mu käes, sa haara kinni. Et hästi vaid läheks, sa haara kinni, kinni mu käes, kuid siiski lõppude lõpuks sul sirutan käe, sa haara kinni, kinni mu käes, sa haara kinni. Sahara kinni, kinni mu käes, Sahara kinni mu käes. Teeme suure aplausi tantsijatele. Nad suutsid sellise loo peale tantsida polkat, uskumatu. Aitäh teile veel kord.